12 aastat oli kestnud see kohutav elu. Osavõtjate pead läksid halliks, paljud olid surnudki. Nende arv sulas kokku 40-ni. Ka Hiiutondi enda juuksed olid juba lumivalged, näis 70-aastane, 20 aastat üle mehe east. Selle aja kestel ta oli hävitanud Hiiu karidel 600 laeva. Ühes nendega hukkus enam kui 18 000 inimelu ja läks kaduma 100 miljoni taaldri võrra varandusi. Aga kättemaksutondil ei jatkunud veel sellest. 12-aastane merevalang ei sumbutanud veel ta südames põlevat põrgut. Mida ta aga veel tahtis saavutada, millest ta igavesti unistas, saada oma hävitavasse võimusse neid, kes tema olid teinud nii viletsaks. Suvel oli töövaheaeg. Lühikesil ja valgel Põhjamaa öil ei ole tulitornil tähtsat osa. Neil suvikuil Hiiu koll õppas oma pisikest poega, nagu tavatsevad teha head isad oma armsate lastega. Õpetas talle raamatute saladusi, mis looduse vägevaid vaime teevad inimeste teenijaiks. Harjutas teda vehklemises, mitte nagu vehklevad rüütlid, vaid nagu seda teevad bandiidid, kaaprid. Viis ta enesega väikeses venes kaljuseljakute kuristikkude keskel, et õpiks, kuidas olla uljas, uhmeljas ohtude vastu. Noormees oli 16-aastane ja võis oma ihuramus võistelda iga täismehega. Tegi temaga seda, et paiskas venest lainete keerustikku ja esmalt, kui nägi, et ei jõua välja sipelda, hüppas järele, haaras tuttipidi ja tõi venesse. Pärast ei olnud vajagi abi, poiss söös ise välja. Ükskord, 12. aasta sügisel, purustas karidel üks Vene keiserlik kahurpaat. Selle kajutist tõid mereröövlid muuseas ka ühe tähtsa kirja, mis oli lukustatud ühes rahaga kapteni raudkappi. See oli admiraliteedi käsk kõigile Vene sõjalaevule. 12 aasta kestes on juhtunud nii palju õnnetusi Läänemerel ja just Faarö ja Gustavsvõrni vahelisel liinil, kus ei ole pääsenud iial ükski elus tunnistaja, nii et üldine hädakisa segas isegi valitsejate rahu. Sel sõiduliinil peab elutsema mingi saladuslik röövlite salk, mis tormiseil öil laevadele kallale tungib. Need põhja laseb ja sõitjad maha tapab. Toonud laevade rususidki ei uha välja kuski meri. Laevaõnnetuste osalised, kui näevad hädaohtu, ei usalda üht pudelisse peidetud sõnumitki lainete hoole, nagu see tavalisti viisiks. Siin peab olema inimene, kes neid hävitusi sooritab. Otsige teda. Kõigile sõjalaevule kahurpaatidele on antud käsk jälgida saladuslikku hävitajat. Kuidas irvitas raukteemonit Apostel, kui sai selle teada. Niisiis liginevad nemad ise, keda olen ammu oodanud. Tulgu, nähakse meeleldi. Ühel niisugusel uttumatunud ööl kapten Unger helistas. Valmisolule. Täna tuleb suurim lehtmajade püha. Sõjalaevad luusivad merel. Üht niisugust olekski vaja kaljukuristikule. Pisemaid kahurpaate on seal juba küllalt. Elukorteriteks hüdradele ja nautilustele. Veel oleks tarvis sinna üht 3-mastilist. Surmakella kuminale mere avarelt kõrguselt hakkab vastama tuttav hääl. Laevavile uikamine, mis läbi udu kostab penikoormate kauguseni. Liginevad. Üllatuvad rängasti, usuvad, et sõidavad sadamasse. Hommikuks on nad kodus. Ei ole jumalat, kes neid päästaks. Ent kui siiski on. Kui laev otsustades ligineva vile järele juba vaevalt pool meripenikoormat võis olla Hiiutornist, siis korraga kerkis udu. Ja tõusva päikese kiirtes ilmus suure sõjakaleeri kere. See viskas seal kohe välja ankru. Udu lahkumisega merimehed märkasid kohe hädaohtu ega tormanud uisapäisa karidele. Ja sellega ühtlasi oli reedetud Hiiutorni saladus. Kahurpaugu kauguses jäi seisma selle ees galeer. See oli Vene laev. Laev tõmbas kohe üles plagu, mis peale ka torni isand lasi välja panna tervituslipu torni otsast välja ulatuva mastitippu. Seepeale lasti alla galeerilt paat, kuhu astusid laevalt komandör, noor lipukandja, 24 relvis madrust.
Suun hoiti vastu torni merepoolist sissekäiku, mis kiiker oli üles leidnud. Vilunud laevamehed oskasid õnnelikult läbi pugeda kaljude ja leedseljakute vahelt. Meri oli parajasti haruldaselt vaikne. Pärale jõudnud merimehed võttis vastu väravas vana küürakas kastellaan, kes oli pealegi veel kurt. Komandör muidugi pidi karjuma talle kõrva, kuni ta kuulis selle küsimise ja siis andis sääraseid imelikke vastusi, et komandör seeläbi põrmugi targemaks ei saanud. Rääkis alasaksa keelt, murdeni ta võime ei küüninud. Andis märkide varal mõista, et tema on ainus teenija majas. Kui herrased soovivad rääkida majaisandaga, tulgu temaga ühes. Komandör käsutas mehed maale ja järgis isse vanale sulasele üles torni. Teel paigutas iga ukse juure 2 relvameest. Kui oli jõudnud üles glorietti, olid jäänud veel temaga noor lipukandja ja seersant. Ka sest oli küllalt. Majaisand oli üksi glorietis ja tema ümber ei midagi muud kui loodusteaduslikud riistad. Komandör teretas teda prantsuskeeli. Teie olete selle torni isand? Praegusel ajal olen mina. Millise eesmärgiga ehitasite siia selle torni? Feodor silmitses küsijat. Kas tohin enne teada, mis õigustab teid minult seda pärima? Teie näete minu univormist, et olen tema majesteedi Vene keisri laevaväe komandör. See 3-laeline siin ankrus on minu laev, Püha Toomas. Viimaseil aastail on Läänemerel hukkunud tohutu hulk laevu kõige saladuslikumail põhjusil. Sellepärast on mul käsk rannal läbi otsida iga silmatorkav asula. Mu nimi on Jänö Ungern. Pidi küll väga harjutatu olema Feodori näos see surmarahu, et selle nime juures mingi paha võpatus sealt üle ei tuksanud. Ja kõige seast see pahem rõõm. Mõlemad vennad ei olnud üksteist näinud juba lapsepõlves saadik. Jänö käis ainult oma vanema venna äraolekul selle majas. Feodor jälle ei tallanud kunagi tsaariõue parketti. Näis ka palju vanem, kui oli tõeliselt. Ei võinud teda tunda vend. Feodor kummardas aupaklikult võõra ees. Rõõmustagem väga selle au üle. Mina olen parun Helmford. Rootslane? Mu esivanemad võisid need olla. Ma tulin siia Friisimaalt. Mis teie siin teete? Elan looduse uurimisele ja ka veel mingi muu põhjus on mul siin olla, mille üle ma ka ei taha vaikida. Ja miks te ei ütle seda kohe? Sest et seda kuuleks pealt laps. Ta vihjas sellega noore lipukandja peale. Tema on minu poeg Paul, sõnas komandör isaliku uhkusega. Lipukandja tema majesteedi lahinglaeval. Ta on kuulnud ka juba kahurite kõnet ja võitluskära. Ma ei kahtle, aga ta ei ole vanem kui 13-aastane. Just nii vana. Ka minul on üks poeg, kes juba 16 läbi, kuid üht asja tema ei ole tohtinud veel kuulda. Naiste ajalugu. Teil on õigus, kui sellest on jutt, siis ka mina ei küsitle enam. Kui soovite, herra komandör, ma näitan teile kõikses ehituses olevad elamisjaoskonnad. Palun tulla minuga. Pisikesis tubades jaotatud lagikorrad viisid kergesti võõrasesse ehitusse, et ta arvas läbikäiduks kogu torni sisemuse. Ent ta tundis seeläbi vaid 2/3 sellest. Müür lahutas torni õõne ühe osa keldrist kuni 12. korrani. Siia olid peidetud kõik röövitud varad, püssid, püssirohi, kahurid. Siit läks sissekäik kaljudesse raiutud kasemattide juure, kus olid kokku kuhjatud toiduained, ja kiriku juure, kus relvis meriröövlid ootasid märguannet, mil tormata läbi langeva ukse torni teise otsa. Ees läbi näidatud elamisjaoskonnas ei olnud muud näha kui ühes kohas loodusteaduslikud kogud, karbid, korallid, teises kohas raamatukogud, torepäraseis köites foliantidega. Ühest lõunasse avanevast torniaknast välja vaadates nägi võõras enda ees väikese aia,
milles just siis kõige paremini õitsesid hilised sügislilled, astrid ja krüsanteemid. Ah, see aed reedab, et ses tornis elab naine. Kahetsen, et ei või teid sinna viia, krahv Ungern. Teie mõistate seda, peaksime naisterahva toast läbi minema. Teie naine. Raske on seepeale vastata, naine ja mitte naine. Varjatud suhted. Kuid seegi pärast ärgu jäägu teie ees ühtki kahtlast saladust, härra krahv. Kuhu meesvõõral ei ole lubatud sisse minna, on lubatud lapsel võõral. Sellega avas ukse ja hüüdis teise tuppa. Aleksander! Hüüde peale astus sisse tore päikesetõmmu noormees, kelle näos oli näha, kui silmas võõraid noorusea punastav ujedus. Feodor tõmbas ta teise noormehe juurde. Vaata, see noorherra siin on krahv Paul Unger, lipukandja. Võta ta käe alt ja tutvusta oma emale, siis saage häiks sõpreks. Aleksander vaatas suures hämmastuses oma tumedate silmiga esiti isa, siis võõra noormehe otsa. Siis ängas sõnatult käe Paulile ja raputas seda seltsimeheliku soojusega. Siis tõmbas ta enese ligi ja suudles teda ning võttes tal käega ümbert piha, viis ta oma ema juurde. See avameelne hämmastunud rõõmust punetav lapsenägu lõplikult tegi relvituks komandöri kahtlustuse. Uskus, et tornimüürid varjavad ainult armastuse tragöödia saladust. Kellelgi on olnud põhjust ilma eest lukustuda üksindusse naisega, kelle nägu ei tohi näha muu kui noormees, kes ei ole vanem kui see torn. Kuid seda võis näha igaüks, ainult Jänööl ei olnud lubatud Mašinkat silmata. Tema oleks ju otse ja kohe ära tundnud sama Eiutari, keda ta nii mitu korda näinud venna majas. Võib-olla tihti isegi ta põske näpistanud. Naise nägu ei muutu just väga selle aja kestes. Siit Jänöö oleks joonelt leidnud, kus ta viibib. Selles aeda vaatavas toas oli laud kaetud söömiseks, hiigla juust, suurepärane sink ja väikeses ankrusaani valmis õlut. Jäägem kohe siia, see on palju targem, sõnas majaisand. Küllap seersant järjestikku uurib veel läbi vaatamata jäänud kambrid, mis tal palju huvitavat ei paku. Minu majavanem avab talle kõik. Tagasi tulnud räägib seersant, mis ta on leidnud. Komandör naeris. Ta naer oli küll ainult vastukaja kahele lapse häälele, mis alt läbi akna üles kostis. Kui ta aknast välja vaatas, nägi 2 jõmpsikat juba aias mängivat. Teisest aknast kaitseb neid hele naise hääl, et nad üksteise käeluud ei murraks, ega tõrele nendega, kui nad oma vallatusvõitluses lillepeenrat segid sõtkuvad. Siin elavad väga hääd inimesed.